Jou! Meil on uus video ja selles videos ühendame ära klapika, ühendame ära trosseli, pihustilati, paneme kolded külge. Nii, meil on vaja veel ära ühendada juhtmestik, mootorijuhtmestik ja siis meil on vaja veel kütusetrass valmis teha. Selleks, et meil mootor käivituks lõpuks. Ja see on see, millega me hakkame tegelema. Nii, ma olen praegu sisselaske komplekteerimise juures ja ma põrkusin kokku tohutult paljude probleemidega. Alustades sellest, et mul käis sisselase ja klapikad ju pulbervärvis. Ja kui ma need tagasi sain, ma sain need tagasi tükkidena ja pooled asjad on puudu. Alustades sellest, et mul tõmmati see voolik ära ja seda voolikut ei saa mitte kuskilt. Seda ei saa tellida, seda ei toodeta enam. Sain ülimalt hea lahenduse praegu. Ma loodan, et see toimib ja hetkel juba kuivab. Et see mure tundub, et on lahendatud. Järgmine mure. Need on kõik sisselaske asjad. See ja see. Ja need on kohutavalt sitased. Ja ma olen neid puhastanud, leotanud juba, ma arvan, et 7 tundi, 8 tundi. Nagu väga-väga pikalt. Ja siin oli siuke mure, et siin on klapid ja need klapid peaksid liikuma. Need klapid ei liikunud. Ja ma leotasin ja liigutasin ja lõpuks ma sain neid ilusti liikuma. See mure on ka lahendatud, aga paar vidinat on ikka puudu. Siin on siuke hoob. Nii. Ja seda hooba liigutab väike kahvel. Ja kui ma pulbervärvist asjad tagasi sain, siis seda kahvlit enam ei olnud. Ja see härra, kes pulbervärvis ütles, et tema ei tea midagi, tema andis mulle kõik asjad tagasi nii nagu oli. See ei saa loogiline olla, kuna mina andsin kompleksse sisselaske talle. Okei, see selleks ma sain tuttavalt veel ühe sisselaske lisaks, kus ma sain sealt kõik need pisivaruosad võetud. Aga mõtlen lihtsalt nii, et see sisselaske komplekteerimine on nagu kohutav töö. Sest et kõik need osad peavad olema õhutihked, ehk siis peab sillerit täis panema pärast. Ja see puhastamine, see on juba enam-vähem puhas. Aga no see puhastamine, see võtab ikka nii meeletult aega ja igatahes nii on. Aga komplekteerin edasi ja küll hakkama saab. Mootoriga ringi, jah? Päriselt? Ühesõnaga, proovime korra, mis ta nii teeb. Kui ta läheb kiiremini käima, siis ma jätan. Tavai? Proovin käima või? Jah. Tavai. Väga vahet ei ole. Väga suurt erinevust ei olnud, jah? Ja ma jätan selle seade, mis on seifim, et mis käib selle nukkaanduritega nagu. Tavai. Ma räägin lühidalt ära nüüd, mis nüüd juhtus. Põhimõtteliselt ma sain mootori komplektseks, ma sain selle sisselaske tehtud, kõik vaakumid sain tehtud, ma sain juhtmestiku külge ja kolded on ilusti küljes ja selles suhtes, et kõik on tehtud ja juhtmestik on isegi küljes, kerejuhtmestik. Nii ja siis me üritasime käima saada selle. Ja esimene õhtu, kui me seda käima üritasime saada, siis starteri kaitse põles läbi kogu aeg. Peale igat käivitust võetud nuppu, siis kaitse põleb läbi. Siis saime aru, et midagi on nagu, kuskil on mingi murekoht ja viisin järgmine päev starteri remonti ja starter parandati ära.
panin külge ja siis ta hakkas ketrama vähemalt, sest et esimene õhtu ta ei ketranud ega mitte midagi. Ja siis ta hakkas nagu lubama juba ja siis ma helistasin Tuner stuudiosse, kuna poisid tegid mul seal mingi baasseadme, et ma selle käima saaks, siis ma helistasin neile ja rääkisin läbi ja tegid natuke soft ümber ja lõpuks selle asi läks käima. Ehk siis mootor on töökorras ja käib ja sellega on kõik hästi. Ja nüüd järgmine ülesanne on see, et kõik ülejäänud asjad on vaja ühendada. Roolivõim, jahutussüsteem, trosslile on vaja teha toru, sisselaske toru ja kõik mingid vaakumid asjad oleks ka vaja nagu ilusamini panna, sest et kui me käima panime, siis me panime natuke ajutiselt. Aga nüüd jah, teeme asja ilusamaks ja üritame ta isegi sõitvaks saada, sest et tegelikult seal ei ole palju teha. Mul on vaja ainult kardaan alla panna ja 1 pooltelg. Kuna mul on kempi differ all ja mul oli vaja seda liigutada vahepeal, siis ma võtsin 1 pooltelgi ära. Aga jah, asume tööle. Kusjuures sain driftikale veel ühe asja. Flantsid. Ja nüüd on huvitav. Arvake ära, kui mitu millimeetrit need flantsid on. Saate võrrelda, ma ei tea, mu käega, sõrmega. Et pange kommentaaridesse kirja. Teisel pool ma panin juba külge. Ja ütleme niimoodi, et siit saab supportit vahetada ilma, et sa ratta maha võtaks. Okei, näli. Nii, ninaraam on nüüd küljes ja ma arvan, et nüüd on aeg tegeleda jahutusega, roolivõimendiga ja piduritega. Roolivõimul on mul 2 toru olemas juba. Üks jookseb juba siit sinna lati peale ja see jookseb juba pumba peale. Jah, roolivõimu potsikusse. Ma panen selle viisakamalt ära veel. Praegu ajutiselt vaatasin, et vähemalt voolikud ja asjad kõik nagu klapivad. 1 toru on vaja juurde teha. Aga ma arvan, et järgmise asjana ma hakkan piduritega tegelema. Ja selleks mul on kõik asjad olemas. Uus toru, liitmikud, kõik need stutsid ja siit alates on vaja täiesti nullist teha pidurisüsteem. Let's go! Noh, esimesed pidurid ongi juba põhimõtteliselt tehtud. Siit tuleb toru, siia pani ilusti kolmiku. Seal nagu näha, siis nad lähevad igale poole laiali. Siit tuleb piduritoru, bim-bim, bam-bam, bum, siin kinnitub. Nii, ja siis ma vedasin selle, mis läheb sinna poole, läheb sealt ilusti veel, ops. Nii. Ma pean veel ilusti mingi kinnitusklambrid ka ostma, mis läheksid nagu kere poole, et ma saaks ilusti ära kinnitada. Ja siis läheb sealt sisse ja siis koopast tuleb välja samamoodi, põmm, põmm. No selle painda ma teen küll ilusamaks. Aga seda natuke hiljem juba. Pidurid said kõik tehtud, vaadake, ilusad torud, see jookseb sinna ette, pum. Aga ma kinnitan kõik veel ilusti ära. Ma räägin praegu sellest, et piduritorud on veetud ja ühendatud, aga mitte kinnitatud veel. Nii, taha jookseb niimoodi. Siia tuleb kolmik, on juba kolmik. Kinnitasin poldiga ära ja siit jooksevad aukudesse. Siit ma tihendan ära veel. Ei pea minuga kohe pahandama, et sul on pool tööd tegemata. Näitan ära, et mul on piduritorud tehtud. Näitan alt ka. Bim, bim, bam, bam. Tagant jooksevad. Siit kohast. Bum, 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 ilusti. Siia välja ja siit jookseb juba supportisse. Ja teiselt poolt on samamoodi august. Jookseb siit ilusti. Bim, 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 bim. Ja voolikusse ja voolik jookseb supportisse. Tagant on ilus.
pidurid on põhimõtteliselt tehtud. Kinnitan ära veel ja siis on bueno, siis on vaja õhutada ainult. Nii, aga järgmine asi, mille juurde me lähme, on summuti. Ja tegelikult natuke summutist on valmis juba. Nii, kuna mul jookseb üks kolle sinna poole ja teine kolle jookseb siia poole, siis mul oli vaja siit eest vedada toru, mis jookseb üle silladala ja siia kinnituvad veebändid. Ja siit tuleb juba Y-pipe. Boom! Au! Ja 3 tollitoru. Nii. Siia praegu sellele kohale. Pean selle maha lõikama. Ma panen veel ühe veebändi. Peale veebändi tuleb väike torujupp. Võib-olla ei tule ka. Ma korra mõtlen, arutan. Siis mul on vaja sukk siia panna. Ja siis tuleb siuke S. Ja siis jookseb siia välja. Ja siis siia tuleb 45 kraadi. Ja nii lihtne ongi. No nii, bim-bim. Sain veebändi, suka ja ilusa torujupi külge. Jäänud on veel reso ära keevitada. Täheb ilusa fitmendiga siia. Ja siis lõpu toru välja kuhugi sinna poole. Siit lõikan maha veel. Ja siis läheb ilusti. Ma olen kuhugi sinna kanti. Aga praegu üldpilt läheb hea välja. Ja see listab selle kokku ära. Mul on enamus asjad nüüd tehtud. Sukk on vahel, veebänd on vahel, reso on all ja resost tuleb pikk sirge toru. Lõpeb niimoodi ära. Ainuke kinnitus lõpukale on siit, sest et tagant ma ei saanud mingit kohta, kus ma saaks kinnitada, aga ta hoiab päris tummiselt ja vibratsiooni hoiab ära sukk. Aga mul on punktitud kokku ainult, ehk siis võtan viimase tüki alt ära ja täristan kõik kokku ära ja siis ongi põhimõtteliselt valmis. Meil on suured tööd tehtud ja täna on 11. aprill, reede ja täna Metrosert pakkus, et võib kaaluda ralliautosid, driftiautosid, offroad autosid kõigest 10 euro eest. Ja ma mõtlesin, et kuna ta on mul juba nii kaugel, et põhimõtteliselt võiks nagu selle õige kaalu välja näidata, siis ma mõtlesin, ma registreerin ära ja mu registreerimine võeti vastu ja ma lähen nüüd praegu kaaluma. Nii, ma viskasin uksed külge, teisel pool viskasin ka ukse külge, tegin need isegi sees tühjaks, et mul ei ole aknatõstukit, mul ei ole tihendeid, mul ei ole juhtmestikku sees. Ja ma arvan, et see peaks suhteliselt pluss-miinus õige kaal olema. Viskasin isegi tulekustuti sisse, mis meil peab olema autos. Ja lähme saame teada, palju driftiks kaalub. Ja teie võite, kusjuures, kommentaaridesse kirja panna, mis te arvate, palju see kaalub. Meil on kaalumas käidud ja ma kahjuks koha peal väga ei filminud midagi, aga praegu ma sneakili filmin, kui me sõidame välja. Ja ma kohe näitan. Jah, see on Metroserti töötaja ja seal on need kaalud ja saime kõik ilusti kaalutud. Aga ma arvan, et me ei avalda veel seda, palju see kaalub meil, või ma tahangi, et kommentaarides kõik kirjutaks, palju teie arvates meie driftiauto võib kaaluda. Ja järgmises videos äkki ütlen juba õige vastuse. No nii, garaažist tagasi, mööl käib edasi. Metroserdist oleme tagasi ja juba pill tõstuki peal ja meil on uus pakk. Wow! Mis see on? Need on jalaplaadid, mis lähevad driftikasse. Nii juhi kui ka kunde poolele. Brand new. Üks uus asi, mida ma teen jälle elus esimest korda, see on kolle teipimine. Isegi mitte kolle, mul on siuke summutitoru ja see summutitoru läheb siia umbes niimoodi. Ja kuna ta on täpselt roolilati lähedal ja karteri lähedal, siis ma otsustasin, et mul on vaja see ära teipida. Et ma kardan, et ta läheb liiga kuumaks ja võib pahandust tekitada. Igatahes. Nii palju, kui ma uurisin, siis teip on vaja alguses märjaks teha ja siis võib hakata teipima. Vaatame, mis sellest saab.
teen esimest korda. Äkki õnnestub, äkki teen 3. korraga alles valmis. Nii, toru kinni ära ja kuskilt peab alustama. Nii, ma kasutan alguses tavalisi nipukaid. Selleks, et ära fikseerida alguses. Ja pärast ma kasutan õigeid metallist nipukaid. Nii, võtame ta välja. Nii, ma kuskil lugesin, et kui sa alustad, siis on vaja ots ära voltida natukene. Ja siis alles hakata tegema. Nii. No, siin on juba miskit tehtud. Nõel on läbi pandud. Nii, ära voltida, niimoodi. Ja siis võib alustada siia poole. Niimoodi. Oh jah. Oi, see saab lõbus olema. Mu elu esimene toru wrappimine on valmis ja ma arvan, et see tuli isegi suhteliselt okei välja. Ainuke, mis mul muret tekitas, on need klambrid. Et ma üritasin need võimalikult tugevalt kinni panna, aga need ma ei tea. Jäävad ja ei jää, noh, ei saa aru. Tundub, et väga otseselt midagi ei liigu, kõik on tihkelt ja võib külge ära panna. Kui ma selle toru nüüd külge ära panin, siis ma sain nüüd reaalselt aru, et mul on veel üks murekoht. Isegi mitte üks, vaid 2. Need on kolded. Ja mul tekkis siuke murekoht, et nagu näha, siis starter on siin. Ja siin jookseb kolle, peaks jooksma. Ja starter jääb täpselt kolde alla. Ja mul sõber soovitas mingi pleki vahele teha. Koldele ja starterile. Nii, ma üritasin teha miskit siukest, aga see ei õnnestunud. See ei mahu sinna mitte kuidagi vahele ja kui ma starterit tahaks kunagi eemaldada, vahetada, siis seal tekib omajagu peavalu probleeme. Samas on ka teine probleem teisel pool. Samamoodi kolle. Ja siin on see mure, et kolle on liiga lähedal latile ja roolivõimutorudele. Ja. Ehk siis ma otsustasin, et ma teibin kolded ära. Suur töö ja ma pole kunagi seda teinud, aga nüüd siis ühe toru tegin ju. Ehk saan hakkama. Vau, see kolle sai valmis. Ja ma ütleks, et täitsa esimese korra jaoks on see täitsa okei kolle ju. Või täitsa normaalselt teibitud minu silmis. Ma ei ole ekspert, aga silmal on kena. Vahesid kuskil ei ole niimoodi. Klambrid on ilusti kinni. Mina ütleks, et see kõlbab küll. Siin oli liiga väike vahe, et see teip läbi mahuks. Sellepärast ma pidin üle mitme kolde tõmbama. Sama on ka siin pool. Siin vahed olid hästi pisikesed ja see teip ei mahu sealt läbi. Sealt peab lihtsalt üle 2 kolde korraga tõmbama. Aga läheb külge ära. No nii, kolle number 2 ja vaatame, kuidas see välja tuleb. Meil on jäänud veits rulli veel, aga ma silma järgi ei tea küll öelda, kas seda jätkub selle kolde jaoks või mitte, sest ma tegin ühe toru ka ju alguses. Ei tea, eks näis, proovime. Ja juhtus see, mis ma kartsin, et juhtub. Mul on 3 rannerit teibitud. Ilusti siit jooksevad kõik. No, mul ei ole kuhugi kinnitada veel seda, aga mul ei puudu täpselt 1 ranneri jagu. Ehk siis homme ma pean minema poodi, ostma uut teipi ja selleks, et siin 20 senti ranneri ära lõpetada. Aga mis teha? Nii on, aga selles suhtes üldpilt on väga kena. Klambrid asjad otsa veel ja saab super.
kolded teibitud, kolded küljes, kõik on ilus, ilusad läikivad kolded. Igatahes, ma sain just ülimalt laheda kõne tuunerilt. Villi helistas mulle ja ütles, et kui selline lugu, et ma hakkasin düno aega otsima. Et kui sa dünosse tahad, siis meil on võimalus kas homme kell 10 hommikul või alles aprilli lõpp. Aga aprilli lõpp on juba siuke sketši, kuna 2. mai on esimene võistlus. Ja ma otsustasin, et davai, ma kutsun satsi kokku ja me teeme selle täna kiirelt sõitvaks lõpuni. Ja nüüd mul tulevad semmud appi, kõik panevad käe külge ja homme kell 10 see asi peab olema rajal. Siia!